vaat kui ühes silmas sul vaikselt läheb nägemine ära, teine silm näeb, siis ei pruugigi aru saada sellest. Teil on ka endale tehtud silmaoperatsioon. Kas te näete siis tõesti ma näen läbi teist. Ma seda ei kahtlegi. Järjest rohkem ollakse arvuti taga me pilgutame harvemini ja see vähesem pilgutamine tekib see kuivamine, sealt hakkab see vedelik ära aurustuma ja sealt edasi läheb see kuivasilma ring nagu lahti. Naistel on need uhked ripsmed, mis pannakse, need tegelikult ka mingil määral toetavad seda kuivasilmsust, sellepärast et päris ripsmed ei pääse sinna üldse vastu siis. Juba sa ei näe ei lähedale ega kaugele, siis võib tulla veel see hall kae ka, mis hägustab. Hall kae võib tulla, siis võib tulla veel silmapõhja haigus samaaegselt. Oota, aga kuidas ma seda hall kaet saan ära hoida, ma küll ei taha seal 90%. Ma just tahtsin öelda, et kas on midagi, mis me saame teha nüüd täna, kui me oleme veel natuke veel nooremapoolsed, et kas annab veel midagi teha elustiiliga, et seda ära hoida? Et meie silmad oleksid võimalikult terved kuni 100-ni. Tere! Sa kuulad ja vaatad podcasti Rokkidest 100-ni. Mina olen Britt ja minu kõrval on Kaidi. Ja meie vastas istub härra, kes on olnud Tartu Ülikooli õppejõud ja Tartu Ülikooli korraline silmahaiguste professor. Ta on juhatanud Tartu Ülikooli kliinikumi silmakliinikut, aga juba alates aastast 2012 töötab ainult erapraksises. Ta on teinud üle 30 000 silmaoperatsiooni. Tere tulemast meie podcasti silmakirurg ja Refocus silmakeskuse asutaja doktor Pait Teesalu. Tere! Rõõm näha. Nii, Priit, sa otsid, sul on väga hea küsimus alustuseks. No öeldakse, et silmad on meie hingepeegel, aga kui silma ja nägemisega tekivad probleemid, siis muidugi see peegelpind läheb natukene kahtlaseks. Nii et mis on siis see, mis on esimene asi, mis te ütlete, et kuidas hoida oma silmi? Tänapäeval kõige suurem probleem on tegelikult ju kuivasilma probleem, eks ole, et eks see kuivasilma vältimine ja ravi, kui see nagu on, et arvuti taga võimalikult vähe olla, järgida seda 20-20 reeglit, et kui me näiteks 20 minutit töötame arvutiga, siis teeme 20 sekundit pausi ja vaatame kaugele. See 20 tuleb sealt 20 jalast, eks ole. Pingutus on üks asi, aga loomulikult tuleb ka jälgida, et mingisugust haiguseid teatud vanustest tulevad osad haigused, mida peaks kontrollima ja ütleme, üle keskea inimesed võiksid ikkagi regulaarselt käia silmaarstil kontrollis, et neid haigusi avastada võimalikult varakult. Mis see regulaarselt on? See sõltub tegelikult riskitegijatest, et kui on näiteks perekonnas glaukoomi olnud, et siis võiks ikkagi üle 50 aastal inimene käia vähemalt 2 aasta tagant silmarõhku kontrollimas. No see glaukonoom, selle juurde me tuleme pärast tagasi silmahaiguste juurde, sest ma juba tahaks küsida, mis see on. Et arvan, enamus kuulajaid ei tea. Aga kõigepealt küsime hoopis seda, et nägemise nõrgenemist peetakse vanemaks saades nagu loomulikuks, aga samas on ju vanad inimesed, või ütleme siis vanemad inimesed, kellel on väga hea silmanägemine ja samas need, kellel läheb järjest kehvemaks, et millest see siis ikkagi sõltub? Ja kas on nii, et mida vanemad me oleme, seda kehvemad silmad meil on? Mõned asjad lähevad vanemas eas ka paremaks, aga nägemine üldiselt ei ole nende hulgas, et need vanemad inimesed tihtipeale arvavad, et neil on hea nägemine. Ja mis vanemas eas jällegi sõltub, et tegelikult sõltub kõik sellest, et milline optika inimesel nagu on, et põhimõtteliselt on meil 4 optikahäiret, on siis lühinägelikkus, mis tuleb sellest, et see silm on liiga pikk, siis teine on see, kus silm on liiga lühike, siis on ealine läätse elastuse langus ja siis on veel selline astigmatism, mis tuleb sellest, et sargesta või läätse kuju on natuke nagu Ameerika jalgpalli moodi. Aga silm on liiga pikk ja silm on liiga lühike. Eest taha mõõdus selles mõttes nagu, et valguskiired, kui me kaugele vaatame, kaugelt tulevad valguskiired paralleelsena, silma sisse murduvad sargestas ja läätses ja siis nad saavad ühes kohas kokku. Ja vastavalt sellelt, kas nad saavad siis enne seda silmapõhja kokku või saavad silmapõhja taga kokku, on siis need seisundid, mis ma siin rääkisin. Kui me mõtleme, et silmakuju on siuke enam-vähem niuke ümmargune, kas see pikkus siis tähendab ja lühiksus tähendab seda, et see pall on kas siuke piklikum või lühem? Põhimõtteliselt küll. Põhimõtteliselt, kui me sünnime, siis on silm hästi lühike, vastsündinu silma pikkus on selline umbes 16 mm ja täiskasvanul on ta siuke 23-24 mm kanti eest taha mõõdus.
ja vanematel inimestel, kui te siin rääkisite, et mõned näevad väga hästi, et tavaliselt tuleb see sellest, et neil on tegelikult lühinägelikkus. Et lähedale näha peab meil oma lähedus, ütleme see 30 cm kaugusele, peab meil oma lähedus kuskil 3 dioptrit ümaraks minema ja kuskil see 40 lõpus hakkab see läheduse ümaraks muutumise võime langema ja viiakse käsi kaugemale kõigepealt, eks ole, ja siis enam ei jätku sellest. Kalamehe võimed on ka erinevad muidugi, aga osadel inimestel, kellel on väike miinus, näiteks kellel on -1, eks ole, sellel ei pea see lähedus minema 3 dioptrit ümaraks, vaid peab ainult 2 dioptrit minema ümaraks. Ja näiteks kellel on -3, siis tema näeb ka elu lõpuni ilma prillita lugeda. Aga see, et ta kaugele ei näe, see ei ole tema jaoks nii oluline ja mulle ikka meeldib öelda, et vanemad inimesed on natuke enesekesksemad, et neid huvitab see, mis on lähedal, eks ole, et noored inimesed vaatavad kaugele ja arvavad, et seal on midagi huvitavat. Ja mis võib veel olla, võib olla see, et inimestel on silmad erinevad. Et üks silm näeb hästi kaugemale natuke või optika on erinev ja siis ongi need üks silm näeb paremini kaugemale ja teine näeb lähemale. Aga te ei maininud sellist asja nagu silindersilm? No see ongi see astigmatism. See ongi see jalgpalli. Ameerika jalgpall just, jah. Huvitav, sest et ma tean, see on küll meil pärilik, et minu emal on silindersilm ja siis mul vanemal pojal ka selgus juba, ma ei mäleta, 5 või kui ta prillid sai, et temal on silindersilm. Ja nüüd mina sain ka 42 olin, kui pidin hakkama prille kandma ja öeldi ka, et on silindersilm. No tegelikult silindrit on mingil määral peaaegu kõikidel inimestel, et päris niisugust ideaalset ümmargust sarveste kuju on hästi vähe, et aga enamusel, või mitte, see ei ole ka päris õige öelda, aga füsioloogiline silinder on kuni 0,75 dioptrit, mis tegelikult prillkorrektsiooni ei vaja või ütleme, prilli kirjutamise kuldreegel ongi, et kui see silinder prilli sees nagu paremaks ei tee, siis teda üldjuhul ei panda. No jällegi optikapoed mõnikord tahavad seda panna, sellepärast, et see klaas on natuke kallim, eks ole. Aga miks see halve silmanägemine ikkagi halveneb? Mis need põhjused on? Ka juba noortel inimestel ju? Noortel inimestel reeglina põhjus on, enamus noortel inimestel on ikkagi lühinägelikkus või silm kasvab pikemaks. Ta ei jää seal õiges kohas või optimaalses kohas nagu pidama. Aga miks ta kasvab? Arvatakse, neid põhjuseid on ka jällegi palju, aga üks oluline põhjus on see, et on vähem valgust ja ollakse rohkem toas sees, et see päevavalgus on hästi oluline, tehtud uuringuid, et on võrreldud siis erinevaid lapsi, kellel ühed on rohkem väljas päevavalguse käes, et nendel on vähem sellist lühinägelikkust ja need, kes on rohkem tubases on või linnalapsed, et nendel on nagu rohkem. Mul on 2 poega, ühel on prillid, teisel ei ole. Et aga tema sai juba nii noorena, aga kuigi see ei olnud veel see arvuti ajastu ega telefoni ajastu, vaid nad suvi otsa mängisid maal ja möllasid, et mis puhul siis võib olla, et ühel on see nii-öelda tugev prill? Eks need geenid jooksevad kokku ju erinevatest kohtadest, teine asi, et ma ei oska teile täpselt vastata, sest ma ei tea, mis see prilli tugevus on, et võib-olla tal on hoopis väiksed plussid, et ega noortel inimestel võivad ka plussid olla. Kui silm on lühike, et siis tihtipeale mõeldakse, et kui kaugele ei näe, et siis on miinus, aga võib olla ka pluss, sellepärast, et siis on ka fookusest väljas. Ehkki, kui on väike pluss, siis noored inimesed suudavad seda omal ajast läheb ümaramaks, töötab plussklaasina, nad näevad ikka hästi kaugele. Aga mis seda siis põhjustab, kui kaugele ei näe? Lühinägelikkus ongi tegelikult see, et inimene näeb lähedale. Ja. See ongi see, et silm on liiga pikk, valguskiired saavad enne silmapõhja kokku. Ütleme, kaugnägelikkust, seda suudab silm mingil määral kompenseerida, lühinägelikkust ta ei suuda, et mõnikord võib isegi, kui tekib spasm või lihaste kramp, siis võib isegi suuremat näidata, et sellepärast lastel näiteks, kui määratakse prille, siis pannaksegi neid laiendustilku, mis võtavad selle lihase pinge nagu maha, et arst saaks või optik saaks aru, et kas on päriselt see miinus tal või on sellest lihase pingest ja läätse ümaraks muutumised, et lääts töötab plussina, siis korrigeerimiseks oleks justkui suuremat miinust vaja. Kui nüüd rääkida sellest kuiva silma sündroomist, siis mina, kes ma olen selline väga konservatiivne, mis puudutab igasugust arstlikku nõuannet, heas mõttes konservatiivne, ma alati analüüsin läbi ja mõtlen läbi ja võtan selle talutütre mõistuse appi ja arutlen, et tihtilugu öeldakse, et selle kuiva silma sündroomiga, et tuleb nüüd panna seda tilka hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni ja et nüüd nii ongi. Ja mina eirasin natuke, sest mul ei ole nii tõsine probleem, aga eirasin natuke seda ja olen nagu hoidnud oma silmi ja teinud seda silma mingit massaažiprille ja väldin liialt arvutikasutust nii palju kui võimalik, et mul ei ole nagu probleeme. Et kas ma nüüd nii-öelda
ise kujutan ette, et mul ei ole probleeme ja tegelikult mul on kuiva silma sündroom, kuigi ma nagu ei tunne mingit ebamugavust ja kas ma peaks ikkagi seda tilka panema või piisab sibula koorimisest ja silmad on niikuinii märjad. Jälle peale vaadates niimoodi ei saa seda öelda, et kas see silm on natukene kuivem, et tavaliselt tehakse siis teste, et on selline nagu break-up time test, kus siis hoitakse silmi lahti ja siis vaadatakse, et kui kiiresti sinna pinna peale tekib kuivkohtu, nagu asfaldi peale vihma, eks ole. Noh, üldjuhul on see, et kui ikkagi ei ole nagu vaevusi ja silmad ei ole punased ja hommikuti ei ole niisugust liivateratunnet ja mingisugust rähmamoodist taolist ja no siis võib-olla seda ei ole vaja panna niimoodi, et aga et ega osad silmatilgad ka võivad eriti, mis on säilitusainetega, võivad ka omakorda seda nagu põhjustada. Aga ütleme, kui kellelgi, mul abikaasal näiteks on väga tugev kuiva silmasündroom, kas tema paneb kogu aeg, nii nagu arst on väga tubli. Ta on väga tubli. Ja tema on palju rohkem selles mõttes tublim arste järgima, mina ikka alati mõtlen ja väldin natuke ja siis analüüsin. Aga kas see tähendab siis seda, et ta tõesti peabki ainult seda tilka panema, sest et kui ma maal panin ta sibulaid lõikama, siis tal tuli iseenesest pisar silma, et ma mõtlen nagu seda, et kas seda saaks kuidagi elustiiliga stimuleerida või on tõesti... Et hakid kogu aeg sibulaid? No või et nutad rohkem, vaatad romantilisi, no ma ei tea. Aga no ta võib-olla õnnetundes lihtsalt, et ta on teie mees üttis, eks. Ja võib-olla tõesti, aga et kas saab ka midagi nagu muude vahenditega nagu lisaks teha või on tõesti siis sellisel puhul see tilk ainuke kõige parem variant? Noh, tilk on ikka hea, et selles mõttes, kuidas see kuiv silm üldse nagu genereerub või on tegelikult juhtub see, et see pind läheb katki, sealt taurustub. Pisarakiht on tegelikult niimoodi, et on, eks ole, 3 kihti on lipiidikiht, mis on kõige pindmine, siis on see vedelikukiht ja siis all on mutsiinikiht. Ja kui see lipiidikiht läheb katki, siis pääseb see vedelikukiht ära auruma ja ta läheb õhemaks ja see jääb nagu ta läheb nagu soolasemaks natuke. Ja see soolasus piltlikult öeldes, et ta hakkab silma nagu ärritama, hakkab silma pinda limas kesta ja sarv kesta ja ka neid näärmeid, mis on lau sees nagu ärritama ja põhjustab seal põletikku ja sealt omakorda ei tule siis seda rasva välja või seda lipiidi välja ja sealt on nagu tekib selline surnud ring nagu natukene. Et selles mõttes igal juhul, kui kellelgi on selline vaevus, et siis igal juhul see tilk on nagu hea. Kiht ühesõnaga siit pealt ära ei parane? Noh, ta ikka paraneb pika peale, kui niimoodi korralikult tilka panna ja kõik muud asjad ka, et see rasu tuleb korralikult, noh, kui me toitumisest räägime, siis ütleme, kalasöömised on head, eks ole, et see rasva oleks oomega, võib oomega 3 apteegis lisandid võtta, eks ole, aga ka eluolu, eks ole, et arvuti taga teha paus, eks ole, vaadata, et kui õhk ei oleks ja tolm ja suits ja no üldse kuiv silm on tegelikult hästi multifaktoriaalne põhjus, et seal võib olla hästi palju põhjuseid, et alates laupõletikest, allergiatest, noh, ka mingid hormonaalsed muutused, eks ole. Kas stress ka põhjustab seda või pigem selle puhul nii palju mitte? Ma ei oskaks seda nagu öelda, et mingil määral muidugi silmad ei pinge, eks ole. Kui et kui pidevalt nagu arvuti taga teed pingelist tööd, et siis on nagu see stress. No, arvuti niikuinii on seal, arvuti taga me pilgutame harvemini ja see vähesem pilgutamine on ka niimoodi, et naistel on need uhked ripsmed, mis pannakse, need tegelikult ka mingil määral toetavad seda kuivasilmsust, sellepärast, et ripsmetel on ka oma, tavalistel naturaalsetel ripsmetel on oma funktsioon, nad annavad ikkagi sinna lausisse ja silmapinnale selliseid närviimpulse, mis panevad meid rohkem pilgutama ja nüüd, kui need rasked on seal peal ja nad ei pääse sinna, need päris ripsmed ei pääse sinna üldse vastu, siis see võib ka natukene põhjustada. See on väga populaarne, et neid ripsmeid pannakse, räägime sellest natukene. No sinul vist ei ole tutikuid või on või? No siin, kui on mingi õhtumeik või praegu episoodiks, siis pannakse ikka väiksed. No meil on liimitud väiksed tutikud, et meil oleks natukene pikemad ilusad ripsmed siin kaamera ees on ju. Aga muidugi naised käivadki ju ripsmetes, ühed lasevad terved need ribad endale panna, neil on kogu aeg peal. Et kuidas see tegelikult see liim või kuidas neid liimitakse, kuidas see silmadele mõjub? Ja see kõik ikkagi loomulikult ärritab, eks ole, et ma nüüd ka ei ole spetsialist sellel teemal, aga võib-olla kosmeetikud oskavad selles mõttes paremini. Aga silmakliinikus, no ma tean ühte oma tuttavat, kes nüüd oma tuli ripsme tehniku juurest ja lõpetas EMO-s.
no võimalik, jah. Aga kui teile tuleb patsient ja kellel on siis need pikad kunstripsmed, kas te saate üldse tema silmi kontrollida või te peate need eemaldama? No see on, teinekord on nende tulemuste tõlgendamine võib-olla raske, kui väga, väga pikad on ja üldiselt me ikkagi tahame, et enne protseduuri nagu ei pandaks, sellepärast, et sealt tuleb ikka neid liimitükke ja see nagu ei ole hea. Mis veel on asjad panevad seda igast sädelust sinna peale, eks ole, et see sädelus on ju ka, tegelikult on seal mingid väiksed plastiktükid, mis tegelikult... Kas te mõtlete lauvärve nüüd kõiki või mingid glitterit, mis see on, et see ju ka tegelikult, seal on alumiinium peal ja see ka, kui ta silma pinna peale läheb, siis tegelikult ärritab, eks ole. Aga ripsmeduš, silmapliiats ja üldse silmade värvimine? Igal juhul parem kui see pikad ripsmed. Aga selline igapäevane, sorry, ma küsin meigi küsimused kõik ära praegu. Mul on ka meigi küsimus. Et kuidas need igapäevane silmade värvimine silmadele mõjub? Ma olen muidugi spetsialist sel teemal. Ei, aga päriselt. Teil on kaunis abikaasa, te saate analüüsida tema pealt. Ma võin enda pealt rääkida, et loomulikult ma tean, mingi odavam silmapliiats võib-olla ärritab, on ju, aga ikkagi vahel on niimoodi, et sul meigid, värvid silmad ära, nad lihtsalt hakkavad vett jooksma. No eks kui seal silma läheb, siis kindlasti on mingi ärritus. Ei, isegi ei lähe silma. Mineraal pulbrist tehtud meik, mis on siis nii-öelda see looduslik. Ma tõstan käed üles. Nii, selge, läks juba. Minu kompetentsist väljas. Aga teie juurde ei ole tulnud patsiente, kellel on siis, ma ei tea, meigist või ripsmetest on siis mingid vigastused või ma ei tea, mõjunud silmadele halvasti? Ikka on ärritatud, eks ole, ja millest me ei rääkinud veel, on ju botox on ka, eks ole, et botox ju ka, kui tehakse see üles kulmude vahele, see tegelikult ka ju lau pilgutamist ja kõike tõmbab allapoole, et see botox on ka üks kuiva silma, mis võib. Ja kui ta, tegelikult on ju see ka, et silma epiteel, sarvkesta epiteel on selline, mis kogu aeg ennast taastoodab ja kui nüüd on silm kuivem ja botoxiga ka, et see tegelikult see sarvkesta kuju võib natukene muutuda isegi. Mis see kuiva silma sündroom siis pikas perspektiivis, kas ta on ka seotud nende kaedega ja nende silma nagu selle pindmiste hädadega, et kas see lõpuks võib jõuda kuhugi välja? Ta on ikka pindmiste hädadega seotud, et kaeta otseselt ei põhjusta, aga sarvkesta ees olev pisarakiht on meil kõige suurem optika nagu vastuvõtja ja kui see on ebatasane, eks ole, siis see pildi kvaliteet ei ole enam see. Ma tuleks ja botox ja silma, ütleme siis mingite lõikuste juurde tagasi veel, ilulõikuste. Et mida see botox, kas teie siis pigem arstina ei soovitaks seda siia silmade ümbrusesse või siis siia, kui siia kurjuse kortsu hakatakse süstiga siluma? Minu arust ei ole selle. Silmatervis, ilus. Või teine asi on need laugude operatsioonid, kui on need rasked laud? No seal tekib nagu see probleem, et võib-olla kui vaateväli juba hakkab nagu kitsamaks minema, et siis kindlasti on sellel ka meditsiininäidustus, eks ole, ja see on ka juba tervisekassa teema, eks ole. Eks kui inimene tunneb ennast paremini ja miks mitte, et ega ma ei ütle, et see ei ole nagu hea mõte üldse, et paljud asjad on ju, see enesetunne ja kõik ju loeb ka tegelikult tervise juures, et ei ole päris niimoodi. Et miks üldse tehakse kosmeetilisi lõikusi ja miks tullakse ka neid silmalõikusi tegema, et paljudel on jah, et ei talu näiteks kontaktläätse või midagi, aga see on ka niisugune enesekindluse, et inimene tunneb ennast prillidega halvasti ja lisaks sellele, et ta võib-olla harrastusi ei taha teha. Aga prillid on ka ehe? Absoluutselt, aga alati on võimalik ka nullklaasiga anda. Õigus, on küll, jah. Jah, aga tõesti mingeid harrastusi, a la nagu sukeldudes maskid ja asjad, et see prilli teema on päris nagu tülikas selles mõttes, et kui oled olnud eluaeg ilma prillita, kes mina olen eluaeg ilma prillita olnud ja nüüd siis prilliga, et on vahe küll, kuigi mulle prillid iseenesest meeldivad, mul ei ole prilli kandmise vastu midagi, aga lihtsalt oleks nii palju mugavam, kui ei peaks kogu aeg kandma prille. Ma ei tea, matkadel ja mägedes ja et oleks nagu mugavam. Milliste nägemishäirete puhul nüüd aitab operatsioon, sest teie teete neid operatsioone, on ju, see tundub nagu, ma loen küll neid lugusid, kuidas võttis aega ainult 20 sekundit ja nüüd avasin silmad ja kohe olin nägija. Operatsioone tehakse tegelikult hästi erinevaid, eks ole, et kõik paljude enamuse
tegelikult refraktsioonihäirete või optikahäirete puhul saab seda teha. See põhireegel on täiskasvanutel, eks ole, alates 18. eluaastast, kui on silm enam-vähem täispikkusesse kasvanud, kuigi me tegelikult päris võib-olla 18. isegi ei soovita veel minna tegema. Needsamade 4 refraktsioonihäire korrektsiooni tehakse, et nii miinust, plussi, silindrit kui ka siis seda ealist läätse elastuse langust opereeritakse ja need operatsioonid on kõik erinevad. Et kui me räägime nüüd miinuskorrektsioonist, mis on kõige sagedasem, siis miinust korrigeeritakse sarvkesta peal, kui on piisavalt sarvkesta kudet ja see sarvkest on normaalne ja silm ei ole väga kuiv, et siis tehakse kolme moodi protseduure või laseroperatsioone, et on siis nii-öelda pinnalihvimine, mida mõnikord turundatakse kui lõikevaba ja puutevabana, mille puhul siis kõigepealt lihvitakse epiteel maha, siin ma märgin, et kas lihvimine on lõikamine, eks see igaüks saab ise otsustada. Ja meetod on väga selles mõttes lihtne nii patsiendile kui kirurgile, aga seal probleemiks võib olla teinekord see, et kuna tekib pärast selline ala, kus seda epiteeli ei ole, siis see haav ei pruugi alati nii hästi paraneda ja mida suurem või vanem inimene on, seda halvemini ta võib paraneda. Ja ajalooliselt ongi see tegelikult kõige vanem meetod. Siis arendati välja selline lapimeetod, kus seda lappi alguses lõigati sellise justuna moodi instrumendiga, hiljem hakati seda laseriga tegema ja nüüd viimased 10 aastat on olnud ka siis selline lentiiklime eemaldamine, mis võtab kihtide vahelt niimoodi, et pind jääb nagu terveks ja hästi väikese 2 mm haavaga. Nimetatakse smile meetodiks, mis võiks nagu hambaarstidele sobida, aga tegelikult tuleb see small incision lenticular extraction nimetusest, et on niisugune turundusnimi üldse nendes laserlõikustes on hästi palju niisugust turundust, mis võibki inimesele natukene nagu segadust tekitada, et igaüks räägib, et kõik on kõige parem, aga tegelikult on 3 põhilist meetodit, ongi siis see pinnalihvimine ehk PRK, fotorefraktiivne keratektoomia, siis on lapimeetod, et kui seda tehakse mehaanilise instrumendiga, siis on ta lihtsalt lasik, kui tehakse laseriga, on femtolasik ja kolmandaks on siis see lentiikli eemaldamine või smile meetod. Aga teie refookuses teete siis kõiki neid? No me teeme neid kõiki, sellepärast et erinevatel inimestel ei ole niisugust ühte operatsiooni, mis kõikidele patsientidele on kõige parem. Et seda pinnalihvist me reeglina teeme väga väikese miinusega noortele inimestele, lapimeetodid teeme plussi korrigeerimiseks ja ka vanematel, seal kuskil üle 40-aastastel inimestel ja smile'i valdavalt siis natuke suuremate miinustega. Aga miks varem näiteks nii minule kui minu pojale öeldi, et meil ei saa kindlasti teha selle silma korrigeerivad siis laserlõikust või ma ei tea, kuidas seda õigesti oleks nimetada, kuna meil on see silindersilm? No ma ei oska öelda, ei ole minu vastuvõtul käinud. Vot ei olegi, mul on ka tunne, ma ei ole teie vastuvõtul käinud. Et see on tegelikult jube hea uudis, et ükskõik millise silmatüübiga saab ikkagi selle korrigeeriva lõikuse teha, kui tahta? Päris nii ka ei saa öelda, et jällegi sõltub see sarvkest, peab ka normaalse kujuga olema, eks ole, seal peab, kui me laseroperatsioonist räägime, siis peab jääma piisavalt palju kudet, aga teine asi on nüüd see, et kui ei ole võimalik laseroperatsiooni teha, siis on ka noortel inimestel teisi lahendusi, ütleme, on sellised lisaläätsed, mis pannakse, kui kontaktlääts pannakse silma peale, siis lisalääts pannakse nagu oma läätse ja vikerkesta vahele. Lisaläätsed on siis, mis jäävadki silma? Ja mis pannakse aastakümneteks nagu sinna. Aga te ütlete noored, et kui vana see noor on? Et ilmselt kui mul vanem poeg, kellel on prillid, tema saab 17 praegu, kas see on liiga noor? No nagu enne ka ütlesin, 18 on tegelikult piir, et see on nagu legaalne piir, aga ütleme, kui on suured korrektsioonihäired, seal näiteks -5 ja 18 aastani, siis me kindlasti ei soovita seda teha, sellepärast see on hästi suur tõenäosus, et ta läheb ikka veel natuke edasi. Et tegelikult on hästi tavaline see, et kui on selline suurem miinus või et siis me alguses teeme uuringud ära ja siis näiteks aasta pärast või 1,5 aasta pärast teeme uuesti, vaatame, et kuidas on muutunud, et silmapikkus on selline, mis on hästi tundlik nagu parameeter, et mida saab mõõta ja et see prill, inimesed käivad tihtipeale ka optikas, aga prill on hästi subjektiivne selles mõttes, et ta annab küll niisuguse jämeda piiri, aga seal on ikkagi see, et inimesele pannakse neid klaase ette ja see võib sõltuda sellest, et kas ta on näiteks
puhanud, öösel hästi maganud, on ju, et ja noortel on hästi kergesti tekkimas või võib tekkida nagu ülekorrektsioon, et kui pannakse tugeva miinusklaas, siis ta näeb sellega paremini, aga tegelikult ta oma lääts läheb nagu pingesse seal selle juures ja kõik sellised asjad, et nii põnev, sest mina tahaks kindlasti tulla, sest ma ikka ei harju nende prillidega ära, tegelikult oleks nii mugav, kui ei peaks prille kandma. Kohe jätkame doktor Teesaluga, aga me võtame praegu hetke, et tänada oma nüüd võib juba öelda kauaaegset koostööpartnerit Ecoshit, sest ilma nendeta mine tea, kas me istukski siin. Jah, oleks keerulisem, tunduvalt keerulisem. Aga tõesti, me väga täname, et Ecosh on pannud siis silmavitamiinid välja meie silma episoodile ja siin on tõesti siis vitamiin A ja tsink, mis väga hästi toetavad silmatervist ja nägemist ja seda siis tarvitada nii, kuidas teil arst on ette määranud, et silmade toetuseks või kindlasti küsige spetsialistilt nõu. Ja kui teil on seda silmavitamiini vaja või ükskõik millist teist toidulisandit, siis minge Ecoshi e-poodi nende veebilehele ecosh.ee ja seal veebipoes sisestage kood 100-20 ja siis sa saad 20% soodustust täishinnaga toodetelt. Jätkame doktor Teesaluga. Kas on võimalik, et silm ka paraneb, näiteks minu eas, kes ma olen siis 49, et mul oli näiteks selline kogemus, et ma eelmine aasta, siis eelmine suvi, ma ei saanud panna tavalisi päikseprille ilma siis selle nägemise klaasita või kuidas seda öelda. Ja sest et ma ei näinud siis, ma ei tundnud inimesi ära, kes mulle vastu tulid. Ma enam-vähem nägin normaalselt, aga ei olnud seda teravust nagu. Ja nüüd peale, ma ei tea, jaanuari puhkust, kus Lõunamaal hakkasin käima kõndimas ilma prillideta, mõtlesin, et lihtsalt puhkan silme, ma ei pea seal kedagi ära tundma, võõras koht, eks ju nii-öelda. Ja ühel hetkel ma avastasin, et ma näen täitsa normaalselt ilma prillita kaugele. Lugeda kindlasti on vaja prilli, aga ja nüüd ma avastasin, ma saan kanda täitsa tavalist päikseprilli, et enam, kas on võimalik, et silm läks paremaks? Siin võis jällegi olla see, et te olite võib-olla liiga palju arvutis olnud, silm oli väsinud, eks ole, see on üks asi. Teine asi, et vanusega ka ikkagi natukene sarvkest võib-olla mitte nii palju ei muutu ja silma pikkus enam selles vanuses, aga oma lääts võib muutuda. Et silm on tegelikult nagu fotoaparaat 2 objektiiviga, meil on see sarvkest, aga meil on ka lääts. Ja lääts vanemas eas hakkab natukene muutuma. Tavaliselt, kui ta hakkab paisuma, siis optika läheb nagu miinuse poole, aga võib osad läätsetüübid või läätsemuutuse tüübid on ka sellised, mille puhul võib vastupidi nagu olla. Ja võib ka see olla, et see silinder, Ameerika jalgpall, millest me siin just rääkisime, see võib olla nagu mõlemas, eks ole, et ta võib olla nii läätses kui sarvkestas ja mõnikord nad on nagu ühtepidi, eks ole, aga ta võib olla ka nagu tasakaalustav. Et kui näiteks teil hakkab läätse silinder hakkab suurenema ja hakkab ära tasakaalustama seda sarvkesta silindrit, siis võib-olla see nägemine lähebki paremaks. Aga seda me saame siis teada, kui te tulete meie juurde. Tulen, kindlasti. Nendest oppidest me räägime veel edasi, aga ma tahaks tegelikult küsida ikkagi nende prillide valimise kohta, sest te mainisite, on ju, et kui noor läheb ja hakatakse panema siis neid klaase siia ja proovima, millised need õiged on, või kui minusugune 55-aastane läheb, on ju. Samamoodi ju pannakse need ette. Et millises, kas ma peaks sinna minema siis hommikul, kui silm on puhanud või milles see nagu see on igal juhul parem, eks ole, kui minna hommikul, et siis on ikka silm puhanud loomulikult. Et võibki juhtuda nii, et kui ma olen õhtul, ma olen terve päev arvutis olnud, et siis ma saan hoopis valed prillid. Mingil määral kindlasti võib sõltuda sellest ja nüüd jällegi, kas on kaugvaatamise prill või lähedale vaatamise prill, et lähedale vaatamise prill tegelikult sõltub sellest ka, et kui kaugel sa seda teksti hoiad või seda, kui kaugel see arvutiekraan näiteks on, et mida lähemal ta tuua, seda suurem see pluss peab olema nagu sellele oma prillile juurde. Puhanud silmadega on igal juhul parem minna. Et ega me ei saa ette teha seda, et nagu väsinud seisundit ette stimuleerida või tekitada. Kas operatsiooni saab teha nendele silmadele, mis on siis nii, ma tean, mingid aastad tagasi räägiti, et kui on see, et sa ei näe ei lähedale ega kaugel, et siis ei saa oppi teha. Kuidas nüüd tänapäeval on? No tegelikult tehakse seal ka erinevaid jällegi, selles vanuses tehakse tegelikult, valdavalt tehakse läätseprotseduure, ehk võetakse oma lääts välja, pannakse sinna selline, milline on vaja või mis annab paraja selle. Põhimõtteliselt protseduur on tegelikult täpselt samasugune, nagu vanematel inimestel tehakse siis, kui neil hallkae tekib. Et aga see lääts, mis sinna pannakse, tegelikult on ta üks pehme plasmassi tükk, kui nii tohib öelda, et
aga tema hea pool on siis see, et see optika ei muutu enam, aga selleks, et ta laseks erinevatele kaugustele vaadata, peab seal läätse pinna peal mingisugune struktuur olema, mis seda valgust nagu laiali jaotab. Ja neid läätsi on nagu erinevaid, et on siis sellised multifokaalsed läätsed, mis põhimõtteliselt, mille peal on sellised imepeenikesed ringid ja valgus langeb sinna peale, see viilutab nagu selle valguse ära ja annab selle ulatuse, et näeb kaugele ja lähedale. Aga ta võtab ka mingil määral natuke selles ühes kindlas fookuspunktis natuke valgusenergiat maha, et hea normaalse valgusega ei saa sellest aru, aga ütleme, kui on hämar, siis võib tunduda, et see kontrast on kehvakene natuke. Ja valgusallikate peale vaadates võib olla see valgusallikad natukene suuremad. Ja siis on veel sellised, nimetatakse laiendatud sügavustaju läätsed, mis kasutavad sfäärilist moonutust, ehk et need valguskiired, mis lähevad sealt läätse keskelt või pupilli keskelt, need saavad ühes kohas kokku silmapõhjas ja need, mis lähevad pupilli serva pealt, saavad teises kohas ja see tekitab silmapõhja niisuguse väikse topeltnägemise, aga see on nii väike, et siis kui see pilt aju jõuab, aju suudab selle ära teravustada. Ja siis tehakse nii, et üks silm valitakse selline lääts, et üks silm näeb hästi kaugele ja keskdistantsile ja teine silm näeb hästi keskdistantsile ja lähedale. Ja siis, kui inimesel mõlemad silmad lahti on, siis ta saab suures osa ilma prillita nagu hakkama. Okei, nii siis saab oppi, aga seda, ma saan aru, et seda laseroppi ei saa teha, see mis 20 sekundit aega võtab. Laserit teeme ka, aga natukene võib-olla plusside puhul vähem, see natuke sõltub sargasta kujust, et plussi puhul aetakse, kui laseriga plussi korrigeeritakse, siis aetakse sargesta nagu kumeramaks, kui me kanamuna mõttes mõtleme, ja miinuse puhul lamedamaks ja kellel on juba füsioloogiliselt ka võib-olla hästi erinev inimestel ja kellel juba on hästi terava tipuline, siis seda on nagu raskem ajada teravaks ja kellel on juba hästi lame, seda saab nagu plussi rohkem korrigeerida, natuke sõltub sellest. Et tehakse samamoodi, et seda sama sügavustaju on võimalik ka laseriga suurendada nagu sargesta peal. Et kuskil seal üle 40, meil ongi selline spetsiaalne protseduur, mis ongi nagu üle 40-aastaste protseduur, mis on Carl Zeissi patenteeritud tarkvara, et kuidas seda lihvida, et seal mõõdetakse ka inimese oma füsioloogiline sfääriline moonutuse ära ja siis saadakse see palju siis peab tegema. See kõlab nagu rätsepa töö, et ja samas kui sa mõtled seda silma, kui õrn ja see kõik on, et see tundub täitsa uskumatu. Aga ma korraks tahtsin küsida, et nüüd see üks, see vahe lääts, mis siis nagu õhtul seda teravust nii palju ei anna, et kas see segab siis, sest näiteks minul, ma varem ei sõitnud prillidega autoroolis, sest ma nägin ikkagi nii palju normaalselt kaugele aga ühel hetkel ma sain aru, et kui ma pimedas sõidan, siis mul enam silm eriti need vastusõitvad tuled, et silm enam ei eristanud ära, mul tekkis täitsa paanika, et ma ei näe, ma vaatan teed ja ma ei näe, kui see tee jookseb, sest need tuled vastu kuidagi pimestasid ära. Et kas siis selle läätse puhul võib tekkida sama efekt, et on vaja öösel või õhtul pimedas sõitmiseks täiendavat mingit tuge või see ei ole nii hull? Enamus nendest patsientist ikkagi sõjab autoga, et ütleme nii, et jällegi neid läätsi on nagu erinevaid, et nüüd uuemad on sellised, millel see haloefekt on hästi väiksem, varem kui olid trifokaalsed läätsed domineerisid, siis nendel oli hästi, patsient tihtipeale ütles, et see on nagu jõulupuu, eks ole, et aga nüüd uuemad on sellised spiraalsed ja nagu ikka kõik asjad AI disainitud, et väidetavalt need siis on ma ütleks küll nii, et umbes pooled isegi ei maini seda või isegi ütlevad, et nad ei näe mingit neid tulesid ja isegi kui nad tekivad, nad ikkagi mingi aeg aju adapteerib või õpib meil nagu neid välja lülitama, et kõik sellised halvad asjad üritatakse ära elimineerida. Aga kas siis on ikkagi nii, nagu ma seal teie Refocuse kodulehelt lugesin, kus kõik need avalikkusele kuulsad, siis teie kliendid on siis oma kogemuse lood on seal veebilehel ilusti kirjas ja kus nad räägivad, et ma ei tea, võttis aega ainult 20 sekundit ja miks ma seda nii kauast operatsiooni edasi lükkasin ja avasin silmad ja nägin asju, mida ma enne ei näinud. Kas on siis täpselt niimoodi või on seal mingi taastumisperiood ja kas see ikka võtab ainult 20 sekundit või võtab rohkem aega? Laseri aeg, tegelikult kui me räägime nagu smile-protseduurist, siis laseri aeg iseenesest on lühem isegi, 10 sekundit on see, kui see laser teeb lõikab selle läätsetükiks nagu valmis. Selle läätse väljavõtmise peale läheb natuke rohkem aega, kuskil minut-poolteist, eks ole, aga seal ei pea patsient nagu silma paigal hoidma. Ja vahetult peale protseduuri patsient näeb, oleneb jällegi, kui suurt tal miinus oli, ta näeb ikkagi reeglina paremini, kui ta nägi enne vahetult, aga eks seal ikka on esimene õhtu on 4-5 tundi on niisugust turset
ja järgmise päeva nägemine, noh, ütleme nii, et pooled näevad enam-vähem 100%, pooled on kuskil seal 80 peal, et see natuke sõltub, aga üldjuhul on ikka küll, niimoodi. Okei. Nii et siis oppi saab siis teha ükskõik, oled sa lühinägelik või sa siis ei näe kaugele või sa ei näe lähedale või sul on mõlemad. No enamusel juhtudel ikkagi mingid lahendused on olemas, et omade kompromissidega alati, et ja see patsiendi valik on tegelikult hästi oluline, et kellele siis mida teha ja kas teha. Ka patsient peab aru saama, et päris, kui meil on näiteks 50-aastane inimene, siis ta peab saama aru, et 20-aastaseks päris ei saa ikkagi. Aga on seal üldse mingi vanuse ülempiir ka? Noh, tegelikult ei ole, et võib ka ju 80-aastasele teha, ütleme selles mõttes refraktiivselt kirurgilise lõikuse, et tänapäeva kataraktikirurgia, kui lääts ära vahetatakse, siis see on ka oma iseenesest juba nagu optikakirurgia. Et seal saab ka valida selliseid läätsi, mis nagu annavad nii kaugele kui lähedale vaatamise. Kui ma tohiks küsida nüüd teilt ühe isikliku küsimuse, sest et enne podcasti te ütlesite, et teil on ka endale tehtud silmaoperatsioon. Jaa. Mis laadi operatsioon teile tehti? Ja kui vana te olite siis? Ma olin siis 42 ja see oli, ma olen 61, eks ole, et ikka aegu tagasi. Mul on tehtud see sama presbioond või see 40+ protseduur, mis meil on laser seal kodulehekülje peal ka kirjas, et siis, kui seda tehti, siis ei olnud veel selline nagu, kuidas ma ütlen, kommertstoode või ütleme, ei olnud veel nagu igale silmaarstile saada, et oli selline veel uuringusfaasis. Kas te näete siis tõesti ma näen läbi teist. Ma seda ei kahtlegi. Seda on tunda. Röntgen nägemine on teil saavutatud. Aga kas te tõesti näete lugeda ja näete kaugele ja kõike normaalselt, nii nagu ikkagi nagu noori inimesi? Lähedale ei ole enam selline nagu 20-aastaselt, eks ole, et aga ma näen oma telefoni ja selles mõttes kindlasti, et ma nagu prille praegu siiamaani ei ole kasutanud, jah. Aga kui tuleb 80-aastane, tehakse kas siis on ikkagi suur tõenäosus, et ta võib oma prillid nagu visata sahtlisse? Noh jällegi, et mis see muu seis on, et kuidas silmapõhi on, eks ole, ja kõik sellised asjad, et ka kuivasilmsus on hästi oluline, et kellel on kuivem silm, nendele ka näiteks multifokaalseid läätsi ei ole soovitav panna, samas need laiendatud sügavustega läätsed on nagu aktsepteeritavad või ütleme, töötavad enam-vähem hästi, et üldse multifokaal on nagu suhteliselt kapriisne lääts, et seal peavad kõik need silindrid ja need olema hästi korrigeeritud, et saada nagu head tulemust. Ikkagi korra täpsustan nüüd üle. Ühesõnaga, kui ma on selline 50-ne, kes näeb kaugele väga hästi, lähedal hakkavad käed lühikeseks jääma, kas seda laseraga või seda laseriga ei saa teha või? No seal saab teha seda, et korrigeeritakse üks silmadest, silmadega on samamoodi nagu kätega, et üks on natukene domineeriv, teine natuke kaasaitav. See kaasaitav silm siis viiakse nagu väiksesse miinusesse. Aga jällegi, et osad inimesed taluvad seda hästi, osad ei talu. Aga mida teie soovite? Kas üldse saab nii öelda? Kas lõikus või prillid? See on iga inimese oma otsustada ikkagi, et ta peab ise seda tahtma, mitte niimoodi, et mina ütlen, et kuulge, tehke nüüd. Aga teie lihtsalt ütlete, kui ei ole hea teha? Meie selgitame, mida saab teha, mida ei saa teha, kas on mingisugust vastunäidustusi, mida selgelt näha on ja nii edasi. Kui kallis see lõikus üldse on? Jällegi erinevaid lõikused on erinevad, eks ole, et laserlõikused on 2 silma seal kuskil 2-3 tuhande vahepeal, eks ole, et läätselõikused ka sinna kanti läätselõikused on tavaliselt natuke kallimad, kuna need läätsed on kallimad, multifokaalsed läätsed ka, et kas sõltub jällegi, kas on silindrit vaja korrigeerida ja nii edasi, et need võivad... Huvitav, et kui kõik muud hinnad on tegelikult ju viimase, ma ei tea, 10-15 aasta jooksul tõusnud päris palju, siis minu meelest see silmalõikushind, ta oli minu meelest kuskil 10 aastat tagasi, oli ka 2000 ringis. Ta ikka natuke, ta ei ole kordades tõusnud. Aga ta ei ole eriti palju tõusnud, sest ma mäletan, ma korra uurisin, ma ei mäleta isegi, mis põhjusel ma seda uurisin, et ma tean, et ta umbes see suurusjärk oli ka siis. Et ma ise arvasin, et äkki nüüd on vähemalt 2-kordne, aga ei ole üldse nii et tegelikult täna see 2000 eurot silmalõikus, arvestades kui kallid on prillid. Suhteliselt odav, jah. See on tõesti 2 pari prille ja sul on põhimõtteliselt see raha läinud. Ja arstivisiidid ka, eks ole? Eks jah, miks inimesed üldse
nagu kõhklevat ongi tegelikult, üks on siis hirm, eks ole, teine on see raha küsimus, on ju. Aga kas on seal ka mingeid vastunäidustusi siis operatsioonide puhul, kui on nagu mingi väga tugev miinus või väga tugev pluss või mõlemad korraga tugevad? No eks ikka, mida suurem optikahäire, seda keerulisem ja seda rohkem nagu selliseid häirivaid asjaolusid seal juures on, et suure miinuse korral on tegelikult see, et silm on hästi pikk ja ütleme miinusprilliga teevanuseid inimesi me tegelikult kui on näiteks -8 või 9, siis me lätsevahetust reeglina ikkagi veel ei tee, sellepärast et seal on hästi suur risk võrkeste hiirdumise tekkeks. Et suure miinusega on ja plussiga võib-olla, mitte nii palju, aga seal on ka omad riskid. Plussiga mõnikord võetakse ka läät sellepärast välja, et pluss võib põhjustada seda glaukoomi, millest enne tahtsite rääkida. Ja me kohe jõuame selle. Aga ikkagi, et siis, kas ma nüüd saan õigesti aru, et kui on väga tugev ja miinus ja väga tugev pluss, et siis ei ole võib-olla, et te ikkagi vaatate ja ütlete ausalt. Me peame neid riske kaaluma selles mõttes, et ega suure miinusega mõnikord see silmapõhi võib olla täiesti tavaline, et silmapõhja vaadates ei võikski arvata, et inimesel on miinus. Või jah, aga teisel on ta selline hõredam, et sinna võivad tekkida augud ja siis võib tekkida võrkeste hirdumine. Ma nüüd korraks siia vahele küsin sellise asja, sest kuna te ise ütlesite ka, et see on hästi kommertslikult tihtilugu mõjub need igasugused need hüüdlaused ja et tulge ja kõik on homseks uus ja inimesed vahel pelgavad, et see ongi rohkem selline kommertslik ja et igal juhul, kui teie vastuvõtule tulla, et igal juhul te opi ära teete, kas on vaja või mitte, et tegelikult see nii ei ole, et te ikkagi analüüsite reaalselt me üritame olukorda. Ikkagi alati anda nagu sellise mõistliku hinnangu, et kui on, ega me ei taha ka selliseid, kuidas öelda, probleeme, et rahulikult magada, et see on nagu kõige tähtsam. See on tõesti oluline. Miks ma endale selle peaksin võtma kaela, et õigus. Aga nüüd ikkagi enne, kui me läheme selle glaukoomi juurde või mis ta nüüd oligi, miks inimestel lähevad silmad punaseks ja hakkavad vett jooksma? Mis need põhjused võib olla? Üks kõige tavalisem põhjus on kuiv silm. Allergiad, eks ole, et ja siis on muidugi põletikud ka, et nii võivad olla viiruslikud kui bakteriaalsed. Aga külm ilm ja tuul, sest ma tean ise, nii kui see ilm külmaks tuul läheb. Tuul on hästi tüüpiline, on ikkagi kuiva silma märk, et kui silmad hakkavad väljas vett jooksma, siis see on tegelikult paradoksaalselt tundub see kuiva silma teema, et silma pisaranäärmeid on põhipisaranääre ja on lisapisaranääre ja rahulolekus meil töötab see lisapisaranääre ja kui tekib mingi välisärritus, siis hakkab põhipisaranääre tööle, aga kui meil on silm kuiv, siis on see põhipisarnäärme nagu tööle hakkamine on juba sellises stardiasendis, et hästi kergesti hakkab ta tööle ja siis hakkab silm vett jooksma. Nii et siis, kui külma ilmaga, kui suvel on okei, külma ilmaga hakkavad silmad ja tuulega silmad vett jooksma, siis on tegelikult ikkagi kuiv silma. Aga miks meie silmad üldse peavad niisked olema? Pind oleks sile, eks ole, ühelt poolt ja teiselt poolt, et taud saaks ka liikuda. Et ega sarvkesta pind ei ole selline ideaalselt sile, ta ikkagi on väikeste imepisikeste konarustega, see pisarakiht tasandab see nüüd nagu ära ja annab meile parema optika nagu. Aga kui levinud see kuiva silmasüün või probleem üldse praegu on? Raske hinnata, aga ma arvan, et hästi levinud ja järjest süveneb, sellepärast, et järjest rohkem oleks arvuti taga. Aga siis silmatilgad, kui sa lähed apteeki, seal on ju neid ka ju palju. Kuidas siis neid silmatilkasid valida? Ega see ongi keeruline, tegelikult paljud inimesed ikkagi proovivad ja erinevatele inimestele sobivad nagu erinevad, et võib-olla see rusikareegel on see, et kõige olulisem on see, et seal ei oleks säilitusaineid, et säilitusaine, kui pikka aega ka seda niisutustilka panna, et siis see säilitusaine hakkab ise seda limaskesta nagu sööma vaikselt. Aga seda saab kuidagi välja ka ravida või ei saagi või mul silmad jäävadki igavesti nüüd külma ilmaga vett jooksma? Ei tahaks lubada midagi teile, jah. Aga kui hea on nutmine? Ma mõtlen just silmaniisutuse seisukohast, et kui oled hea nutja? Eks ta sellel hetkel ta niisutab ära, aga pärast nagu järgi jätate, siis ei ole see, et peate ikka suhteliselt pikalt ja pidevalt. Et see oma pisar ei ravi kuidagi seda pinnakihti? Ega pisar tuleb ju suhteliselt kiiresti välja, ega ta ei püsi seal niimoodi peal, et pikalt, et ta ikkagi hoiab selle, et niisama nagu on silmatilgaga, et kui te panete silma mahub tegelikult ainult üks tilk, et alati kui silma tilgutate, mis iganes ravimit või siis ei ole mõtet rohkem panna kui üks tilk, sest muu ülejäänu tuleb sealt üle laua ääre välja nagu. Aga kas silmatilkadega mingite kehvadega võib ka oma silmale hoopis kahju teha? Teoreetiliselt küll, aga ma ei usu, et meie apteegivõrgus müüakse sellised, nad on ju kõik ikkagi mingisuguse testperioodi läbi teinud. Aga kui palju neid seda siis ikkagi sinna silma tilgutada võib?
on seal mingi piir, et see on nüüd on liiga palju või liiga tihti? Tõesti, ma tean ise ka inimesi, kes kogu aeg lasevad aina. Noh, jällegi, et eks seal on selles tilgas on ju ka mingid komponente, mis võivad lõpuks hakata ärritama ja tekitada allergiaid, et aga ma usun, et niisuguse poole tunni tagant või tunni tagant tilgutamine, et see kindlasti veel midagi ei tee niimoodi hullusti, aga loomulikult siis, kui on ikkagi nii sageli vaja tilgutada, siis võib-olla peaks otsima mingi teisi lahendusi, et mida tehakse, tehakse kõige esimesed sammud võib-olla pannakse pisarakorke siin silmanurkades, on 2 sellist kohta, kus need pisarad siis silmast ära lähevad, et sinna pannakse selliseid nagu punne ette, kui nii ütelda. See on siis tehakse sellist valgusimpulssravi, et mis seda rasu natukene seal toodab ja rahustab seda silma ja siis tuleks nagu meil on hästi palju kuiva silmakliinikuid, et võib-olla siis peaks sinna poole pöörduma, kui ka nii sageli on vaja tilka panna. Kui olla maal, ütleme, looduses, et kas siis oleks hea, kuigi oled, eks ju, prillikandja lugemiseks aga et kas oleks hea nagu lihtsalt ka seal, kui sa ei pea otseselt midagi peent kirja lugema, et lihtsalt veetagi päev näiteks ilma prillideta, et kas see on silmadele hea, et sa sunnid nagu silmad ise pingutama ja vaatama või see ei aita enam, kui juba prillid on? Ega ta halba ka kindlasti midagi ei tee, et selles mõttes ikka võib niimoodi ka, aga et siis ta ei näe jälle, mis seal maal ilusat on. Ei, nii pime ma õnneks ei ole. Ma seda näen küll, aga ma lihtsalt kirja, ma ei näe lugeda, eks ju, kui on peenkiri või normaalne kiri, aga kaugele ma nüüd näen hästi. Mul see kaugel nägemine kadus, see probleem kadus ära. Kuigi autoroolis, kui ma maanteel sõidan, ma igaks juhuks, mul on ikkagi prillid ja eriti õhtul on. Ja hoia palun siis prille ees. Ma küll ei tahaks sulle vastu sõita sealt. Või andke teada, kui lähed sõitma, eks. Nii pime ma ei ole, ma ikka autot näen. Aga kui on nüüd inimene, Britt on, et okei, temal juba on prillid, aga kui inimene, kellel ei ole veel prille, aga eks need käed hakkavad nii-öelda järjest lühemaks jääma, on ju, ja lükkab kogu aeg seda edasi. Kas see on pigem siis, et treenib oma silma või tegelikult peaks ikkagi mingi ulatuseni saab seda nimetada treenimine, aga kuskil läheb ta ikkagi, ta ei suuda enam seda nii kaugele viia ja näha, et siis on kas väiksed plussprillid. Tavaliselt me neid inimesi, kes kaugele näevad tõesti super hästi, on ju, neid me ikkagi väga ei taha ka teha neid läätselõikusi, sellepärast et võib-olla seal ikkagi mingisugune tagasilangus võib kaugnägemises olla, et võib-olla 5% või midagi sellist, aga ta tajub seda kohe, eks ole, ja ütleme niisugust, kes muidu kaugele on nagu 0 ja lähedale ütleme näiteks 50-aastane ja ütleme, kaugele on 100% nägemine, aga hakkab käsi lühikeseks jääma, et seal me ikkagi ütleme, et oodake natuke, et hiljem võib-olla 10 aasta pärast või siis on see nagu mõistlikum teha. Nii, aga tuleme nüüd selle, mis see oli see glaukoom ja need silmahaigused. Mis see glaukoom on ja millised üldse on kõige levinumad silmahaigused, siis ma ei tea, kas kuiv silm üldse, kas seda peetakse silmahaiguseks? Seisund jah, et teistest haigustest, eks ole, on siis hallkae või katarakt, mis on siis läätsehägustumine. Glaukoom on jällegi ka multifaktoriaalne haigus, mis põhimõtteliselt seisneb selles, et silmarõhk tõuseb nii kõrgele, et tekib nägemisnärvi kahjustus. Ja seal on hästi palju vorme. See lihtne glaukoom on niisuguse aeglase arenguga, ütleme niimoodi, et alguses inimene ei tea, et tal silmarõhk on kõrge ja siis vaikselt see närv hävib ja siis saadakse mingil hetkel teada, et kas see põhjustab ka lõpuks pimeduse? Ta võib põhjustada pimedust. Minu meelest minu vana tädil oli see, et ta lõpuks jäigi pimedaks. Ta viimased, ma ei tea, 15 aastat elas minu meelest täitsa pimedana. Jah, et seal ei saa isegi, ravina tehakse, on tilgad, millega silmarõhku langetada ja laserravi ka mingil määral. Erinevad laserid on need, et need ei ole optilised laserid ja siis on kirurgia ka, aga see eesmärk on nagu suunatud sellele, et säilitada seda, mis on, et see närv rohkem ei kahjustuks enam, et rõhk viia nii madalale, kui enam närv ei kahjustu. Vaat kui ühes silmas sul vaikselt läheb nägemine ära, teine silm näeb, siis ei pruugigi aru saada sellest. Ma mäletan, kuskil, kas oli teie kodulehel või ma selle guugeldades kuskilt leidsin, et hallkaed ehk siis seda katarakti esineb 2/3 üle 50-aastastest inimestest ja 60. eluaasta lävest üle astudes esineb seda juba 90%. Nojah, see läätsehägusus on selline katarakti üldnimetus, aga et alati ei pea seda kohe lõikama, et see rusikareegel on, et tehakse siis, kui see hakkab inimese nägemist segama, et aga ühel inimesel võivad olla, hakkab juba varem segama nii-öelda, et teisel mõni inimene, kes on vaja hästi teravat nägemist ja teine inimene toimetab
niimoodi vaikselt, et tal on võib-olla näeb ainult 20% ja ikka ei tule silma aga kas see võib siis tulla, kui juba on prillid, kui juba on lühinägelikkus ja kaugele, ühesõnaga ei näe kaugele ega lähedale, siis tuleb veel see hall kae. Prillid on ainult optika, sätivad neid valguskiiri sinna silmapõhja. Ma saan aru, aga kui sul on juba, sa ei näe ei lähedale ega kaugele ja siis võib tulla veel see hall kae ka, mis hägustab. Hall kae võib tulla, siis võib tulla veel silmapõhja haigus samaaegselt. Aga kuidas ma seda hall kaet saan ära hoida, ma küll ei taha seal 90%. Ma just tahtsin öelda, kas on midagi, mis me saame teha nüüd täna, kui me oleme veel natuke veel nooremapoolsed, et kas annab veel midagi teha elustiiliga, et seda ära hoida? No hallkaes on ka jällegi ultraveetkiirgus, nagu öeldakse, et on ka üks tekkepõhjuseid riske ja suhkruhaigus on näiteks selline või diabeet on, mis võib tekitada katarakti, igasugused traumad loomulikult on ja nii edasi, aga ütleme silmapõhja mõttes ka, et silmapõhjas tekib siis see kollatähni kärbumine rahvakeeli, et seal on ka ultraviolettkiirgusel, päikseprillidel on osa ja seal on see pigment, vanemas eas jääb seda pigmenti vähemaks, et seal võib toidulisandid võtta, eks ole, mis on luteini sisaldavad ja oota, kas see kollatähn on see maakula? Võt minu emal on see olnud. Kas siis see tähendab, et minul on ka see loht? No teil see risk on jah, et see perekondlik ananeesud. Aga ikkagi, kuidas seda hall kaet siis nüüd, kas seda elustiiliga kuidagi saab ära hoida? No ega teda väga palju ei saa. Et kui tuleb, siis tuleb. Aga hall kae on selles mõttes nagu lihtne haigus, et hall kaet saab lääts ära vahetada, pannakse kunstlääts sinna ja on kõik hästi, et maakuli või silmapõhja haigus on natuke keerulisem, et seal tekivad uudisveresooned ja neid tehakse selliseid süste, mis nende uudisveresoonte kasvu nagu pärsivad ja laseriga ka mingil määral seal osasid asju võimalik teha. Aga kui on see hall kae ja kui on juba need hästi tugevad need miinus- ja pluss prillid korraga, siis hall kae lõikus on tegelikult sisuliselt see, et võetakse see oma lääts välja, pannakse kunstlääts ja siis saab selle kunstläätse valida selliselt, et me saame optikat ka parandada. Ikkagi kui see hall kae on põhjustatud mõnes mõttes ka sellest suhkruhaigusest ehk siis insuliiniresistentsusest, siis kui hoida see insuliini kõikumine, see veresuhkru kõikumine kontrolli all, et ei ole seal nii-öelda selle suhkruhaiguse piiri peal, kas see aitab vähendada seda hallkae teket? Absoluutselt. Nii et ikkagi see põletikulised protsessid. Veresuhkru taseme hoidmine on kindlasti nii hallkae seisukohalt tähtis kui ka silmapõhja ütleme, võrkesta diabeetilise kahjustuse vastunäidus või ütleme selles mõttes, et aitab, et see ei areneks nagu diabeetiline kahjustus silmapõhjas. Aga kas seda kollatähni aitab, on võimalik ka elustiiliga siis kas pidurdada või üldse ära hoida, kui on soovimus? Mingil määral kindlasti jah, et millest võib-olla ei ole väga räägitud, et suitsetamine on hästi suur risk, mis tõstab seda kollatähni umbes 3 korda kollatähni kärbumise riski võrreldes mittesuitsetajatega. Siis soovitatakse süüa igasugust värsket. Porgandit? Kas porgand teeb silmanägemise? Porgand on ka luteini, aga rohkem on nagu rohelises, ütleme rohelises salatis, spinatis on, et avokaado on hea. Lapsena ma mäletan, söö porgandit, siis sul on terav silmanägemine. Kas sellel on mingi tõepõhi ka all või? Eks porgandis on vitamiine igasugused, et A-vitamiin on silmapigmendi tootmise mõttes oluline. Kui on spetsiaalselt tehakse ju silmadele toidulisandeid silma tervise siis toetuseks. Ongi A-vitamiin ja tsink ja. Mis te nende kohta ütlete? Ega nad halba kindlasti ei tee. Aga tasub võtta siis lihtsalt jällegi niisama? On see, et kui meil on selline normaalne toitumine ja kui me saame neid normaalselt või ütleme tavalise toiduainega, nende samade salatitega, eks ole, ja siis võib-olla sellel ei ole väga suurt efekti. Mis küll on näiteks, kui on plaanis hästi intensiivse päikese kätte minna mõneks pikaks ajaks puhkusele, siis küll oleks mõistlik näiteks enne võtta luteini, teha üks luteiinikuur läbi tablettidega, mis on luteiini sisaldavad, jah, mis on just selle silmapõhja kärbumise, silmapõhja või maakuli kärbumise kaitseks nagu. Milline see luteiin, kas see ongi puhas luteiin? Need on kapslitena jah, et toidulisad, kui te apteegist küsite, siis te kindlasti saate sealt. Aga ta on pigment, mis on selle silma sisemis võrkesta, ma üritan kogu aeg neid meditsiinisõnu välja. Lihtsalt rääkida. Et ta on seal sees ja ta kaitseb nagu neid silma
fotoretseptorid, ütleme. No see on siis, kui ma lähen lõunamaale. Noh, kui te lähete intensiivse päikese kätte. Jaa, aga kui suvel olen Eestis, päike paistab. Noh, päikseprill on ka oluline asi, eks ole. Räägimegi päikseprillist. Oota, räägime ikkagi enne, kas ma Eestis suvel pean ka luteiini võtma? No te võite võtta, aga ta kindlasti midagi halba ei tee teile. Okei, nii. Et siis seda teha nagu kuurina? No jah, et võib täitsa siuke 2 nädalat ette teha kuurid, kui näiteks kui keegi soovib Egiptusesse või kuskile, kus on siuke äge päike. Aga räägime tõesti nüüd päikeseprillidest, sest sellega seoses on olnud ikkagi läbi aastate hästi palju vastuolulist infot. Ja viimati mina veel lugesin mingit artiklit, kus oli räägitud sellest, et tegelikult päikeseprill sai üldse alguse Hollywoodist, mingi reklaamklipi, mis Ray see oli, kes see esimese päikseprilli tootis, mitte Blu-ray, aga see ja ma tean küll. Ühesõnaga see firma, kes esimese päikseprilli tegi, et see oli rohkem kuidagi selline Ray-Ban just mingi siuke stiilikampaania, et see ei olnud üldse nagu nii-öelda igapäeva tarbimiseks või funktsionaalseks tarbimiseks mõeldud ja siis sealt sai nüüd, eks ju, tohutu trend, see päikseprilli trend ja väidetavalt, et ikkagi ei ole neid päikseprille kasulik kanda, sest see kuidagi pidi avama siis silmas midagi, mis laseb ikkagi need kahjulikud kiired läbi. Kuidas tegelikult on, sest nii palju infot on. Tegelikult sõltub sellest, et milline see klaas on, et kahjulik on see päikseprill, millel ei ole ultraviolett kaitset nagu. Et mis juhtub sellise klaasiga, tumeda klaasiga, kui ei ole ultraviolett kaitset, siis tõesti päikseprill teeb selle, et läheb vähem valgust, pupill läheb laiemaks ja rohkem seda paha valgust satub, ultraviolettkiirgu satub tegelikult sinna silma, eks ole. Et selles mõttes võib-olla kuskilt, niimoodi kuskilt tänava pealt leti või ütleme siukse standi pealt osta, kus on võib-olla lihtsalt UV kleeps pandud peale, et võib-olla see ei ole hea mõte, et ikkagi tasuks endale korralikud päikseprillid nagu hankida. Prillipoest siis? Prillipoest üldiselt küll. Ja see ultraviolettkiirgus on riskitegijaks nende samade maakuli kärbumiste ja kataraktide tekkes. Kui nüüd ütleme noored, ehk siis meie lapsed, kes ei ole veel täisealised, aga tahaksid ka just stiili pärast kanda päikseprille, aga loomulikult, ma ei tea, kindlasti mõned vanemad on nõus, aga ma leian, et on absurdne lapsele osta mingid mitmesaja eurosed päikseprillid prillipoest. Kas siis tegelikult peaks ikkagi seda tegema, kui nad kannavad? Ikkagi võiks olla muidugi, jah. Ja, et see ei ole lihtsalt niimoodi ainult aksessuaar, vaid tegelikult on tal ikka oma funktsioon ka. Ja kaitseb ka. Aga kas siis need prillid, mis lastel ees on seal rannas mingid siuksed mänguasja poest ostetud, et neid siis pigem üldse mitte kasutada või? No ma arvan küll jah, et nendel tõenäoliselt, jällegi ei saa öelda niimoodi pelgalt, et mänguasja poes müüakse ilma ultraviolettkaitsega, aga natukene kahtlane on. Ükskõik mis vanuses, kõik inimesed vaatavad tundide kaupa seda ekraani päeva jooksul. Et mis see sinine valgus siis ikkagi meie silmadega teeb peale selle, et ta seda kuiva silma tekitab? No ta hajub sinna silma sisse rohkem ja seda mõju on nagu suurem natukene. Aga kuidas ta silmi siis kaitsta? Ma ei tea, biohäkkerid kasutavad mingid punaseid prille. Et on olemas siis selliseid prilliklaase, millel on see sinise kaitse või ütleme nagu nii-öelda arvutiprillid, eks ole, mis kaitsevad ekraanid ka, et aga jällegi optikapoest saab ilmselt põhjaliku vastuse selle kohta, et ükskõik mis teemal me räägime, ikka räägitakse sellest, kui oluline on liikumine. Kui oluline on silmade tervise jaoks liikumine? Kas siin on ka mingi seos? Te mõtlete nagu silmade liigutamist? Ei, ma mõtlen nüüd enda keha liigutamist. Otseselt võib-olla niimoodi mitte, aga üldtoonuse jaoks ikka loomulikult, et ega see silmapinge ka võib põhjustada näiteks kuiva silma, kui on selline eye strain, öeldakse nagu, et kui inimene teeb sporti ja on selline, siis tal on tõenäoliselt seda silmapinget ka vähem. Aga kas siis silma liigutamine, kas on olemas mingeid silmaharjutusi, millega siis ma ei tea, kas nägemist parandada või väsinud või kuiva silma või? Neid on erinevaid välja toodud, üks see sama, mis ma siin alguses rääkisin, see 20-20 reegel, eks ole, ja siis soovitatakse ka veel pilgutada mingi aeg niimoodi, et seda pinda niisutada ja siis on veel niimoodi kaugele lähedale vaatamine, et seda lihast natuke lõdvestada, eks ole, et kui palju neist nüüd kellele abi on, et jällegi raske hinnata, aga ega nad halba ka midagi ei tee kindlasti. Nii et silmade pilgutamine tegelikult on väga oluline siis selle silma niisutamise pilgutamine on hästi oluline, et arvuti taga üks põhilisi põhjusi ongi ju see, et me pilgutame harvemini seal ja siis tekib see kuivamine, sealt hakkab see vedelik ära aurustuma ja sealt edasi läheb see kuiva silma ring nagu lahti tegelikult.
aga kas ekraanil ja ekraanil on vahe ka silmadele, no ütleme, kui ma vaatan telekat või ma vaatan arvutiekraani või väista pisikest telefoni ekraani, vaatan sealt Netflixi õhtul mingist, ma ei tea. No ma arvan, et nad on ikka suhteliselt ühtemoodi, kõigil on need pikselid, et see pilt ei ole, eks kvaliteet läheb järjest paremaks, eks ole, et aga see silm, kui see teda pikslites, siis ta otsib seda kõige paremat fookust ja kogu aeg see silmalihas niimoodi kergelt võbeleb, eks ole, see väsitab teda, et see on seal arvuti taga ka nagu üks, miks vähem pilgutamine, eks silm on kogu aeg katsub nagu seda fokusseerimist saada kätte. Ma just tahtsin küsida, et millest see tuleb, et arvuti taga pilgutad vähem ja raamatut lugedes siis pilgutad normaalselt, sest raamatus ei ole seda valgust, eks ju? Jah, ja raamatus see kiri on ikkagi nagu sirgejoonega, eks ole, ei ole see mikrokonarusega. Millal nüüd ikkagi silmaarsti juurde minna, et üks asi, kui ma tulen kontrolli, mida te seal siis täpselt, te ütlesite alguses, et mõõdetakse silmarõhku, mida seal siis veel tehakse ja miks seda rõhku peab mõõtma? No silmarõhk on üks glaukoomi riskitegijaid, eks ole, et me saame õigel ajal selle jaole, aga tavaliselt ikkagi, kui tullakse tänasel päeval nagu silmaarsti juurde, siis tehakse ka silmapõhjast pildid ja meil tehnoloogia on selline, kus me tegelikult mikromeetri tasemel saame ära mõõta närvi paksused ja kõik sellised asjad, et hiljem, kui te näiteks tulete mõne aasta pärast, saame võrrelda, kas on mingeid muutusi seal. Et iga juhul on mõistlik käia ja teha pildid ära kuskil ja vaadata, et kõik oleks kas või selle jaoks, et kunagi näiteks 3 või 4 aasta pärast uuesti võrrelda, et kuidas mul oli, sellepärast, et inimestel on hästi suur varieeruvus nagu struktuurides. Ja kui te tulete ja meil on natuke kahtlen, siis me ei tea, kas teil on see kogu aeg olnud või on nüüd tekkinud kunagi. Või et kui suur siis see muutuse hüppe on olnud, et siis näeb seda progressi. Ja kui inimesel on mingi väikegi silmaprobleem, kas siis peaks minema ilmtingimata kohe arsti juurde ja mitte ootama? No mis see väike probleem on? No ma ei tea, meil siin, kui me tegime episoodi soolestikus, siis inimestel on, ma ei tea, 10 aastat on kõhuprobleemid, kõht on kinni, aga nad ei lähe arsti juurde. Kuidas silmadega on, kas võib olla midagi, et inimene mõtleb, harjub ära, inimene harjub ju kõigega. Jällegi, et mis see on, eks ole, kui on nägemist teravuse langus järsk või on mingisugune poolvaate välja kukkunud kuskilt või tekib et siis tuleks ikka võimalikult kiiresti pöörduda, et seal võib olla ka mingisugune tõsisem asi taga. No kui on veits, ma ei tea, punane või? Esimene asi, kui punane on, siis tuleks niisutustilka proovida, kui see ei aita. Mõnikord ka põletikud või allergiad võivad seda põhjustada. Allergiaga on muidugi see, et kui me paneme niisutustilka, siis natuke see iseenesest leevendab seda allergia, aga ta ei pruugi seda nagu algpõhjust ravida. Nii, lõpetuseks, millised on nüüd teie nõuanded, et meie silmad oleksid võimalikult terved kuni 100-ni. Siis meie tahame ikkagi 100-ni elada või rohkem. No, absoluutselt, jah. Eks kõigepealt regulaarselt tuleks silmaarsti külastada, et ei tabaks mingisugune asi ootamatult. Siis seesama arvutitöö teha puhkust vahepeal ja vajadusel panna siis niisutustilku. Ja võimalikult palju värskes õhus virbida. Ja nii lihtne ongi. Me väga täname teid, doktor Teesalu. Aitäh teile ka. Suurepärane, aitäh.